Tere, mina olen Laura Siimenson ja täna me teeme koos ühe mõnusa liikuvuse tunni, kus me tegeleme peamiselt sinu õlaliigese liikuvuse arendamisega ja sinu puusaliigese liikuvuse arendamisega. Sa võid võtta seda tundi täiesti kui eraldiseisvat liikuvuse arendamise tundi või sa võid teha sellega näiteks soojenduseks mõne raskema jõu- või vastupidavustreeningu ette. Nii, tule võta enam-vähem puusade laiune harkseis. Hinge sisse siruta käed Y-täheks, T-täheks ja kaksis veeks. Hinged sisse pikaks, avad lahti rinnaku ja avad oma käed. Hinged sisse ja välja. Surud oma avaluud kokku ja avad rindkere. Paned oma õlaliigese liikuma. Avad rindkere ja hingad mõnusalt omas tempos. Ja kui sa tahad kuskil venituses veidikene kauem püsida, siis tee seda täpselt omas tempos. See on sinu tund, sinu liikumine, sina tunnetad oma keha kõige paremini. Tule viimane veel. Nüüd seejärel tule seo oma käed selja taga, tule tood abaluud uuesti kokku, lükkad, aga sama näed siit. Oled tugev, hoiad ja proovid veel tõsta käsi ülesse ja seejärel viid käed kaugele, abaluud üksteisest eemale, lõugrinnal ja tagasi sisse hingates seod sõrmed, avad, kui saad, tõstad veel käsi ja välja hingates tood käed ette. Sisse ja välja. Jälle oma hingamise järgi. Tuleb 2 tükki veel. Ja kõige viimane. Tunnetad juba, kuidas siit õled ja rindkere saavad natuke soojemaks. Nüüd hinge sisse käed pikaks ülesse ja välja hingates too parem käsi ette vasaks selja taha ja pööra rindkerest. Jälle sisse üles ja välja pöörad. Ja pöörde ajal jälgid, et sinu kere keskosa on paigal ja pööre tuleb ainult siit ülevalt rindkerest. Puusad on paigal, vaatavad minu poole ja sirutad iga kord pikaks ülesse, nagu tahaks puudutada taevast ja tagasi. Tule tee veel 2 tükki. Mõlemale poole 1 veel. Ja kõige viimane. Ja lase korraks käed vabaks. Tule võtta oma parem jalg, põlv, too rinnaku juurde, seada siruta jalg, käed ja langeta ja vahetad. Teine pool endale, sirutad alla. Tõstad võimalikult siia rinnaku juurde, aga keha on jälle siit paigal. Kere keskosa on meil kogu aeg stabiilne. Kõikide harjutuste ajal me tuleb liigutus, alati kas jalgadest või kätest, ülekehast, aga siit kere keskosa on alati hoitud. Iga korraga proovi tuua jalga järjest ülespoole. Ja natuke läheb tasakaalu ka vaja. Tõstad, sirutad. Mõlema poolega 1 veel. Ja seejärel võtad oma hüppeliige sealt, suunad põlve väljapoole ja hoiad. Tunned siin tuharas väikest venitust ja vahetad. Toeta just käsi hüppeliigese alla ja surud allapoole seda põlve. Ehk sa avad oma puusaliigest sellega väljapoole. See on
väga hea harjutus ja teha näiteks ka ennem, kui sa hakkad tegema kükke, et su puusaliiges saaks soojaks. Et su keha teaks, mis teda ees ootab, kui sa kasutad seda videot näiteks ennem jõutrenni tegemist. Tule veel mõlema poolega 1. Ja jälle selge on sirge, kere tugev. Ja viimasena ei ole viimane. Tule võta laiem harkseis ja kanna keha raskust ühele jalale ja teisele. Vaju puusast alla ja taha. Põlve suunad väikese varba poole ja tuled täpselt nii sügavale alla, et sa jaksad suruda ennast ülesse läbi kõvertud jalad alla. Läbi talla lükkad ennast ülesse ja kui sa tunned, et sa tahaks natukene rohkem, tule võta käed kaasa. Vastas käsi puudutab vastas jala suurt varvast. Pöörad ringkerest. Ja kui saad, iga liikumisega vajud puusast järjest sügavamale. Järjest allapoole. Tule mõlemale poole. 1 veel. Ja seejärel tule kõnni jalad kokku ja tule oma mati taha otsa. Jalad puusade laiuselt endiselt. Hinge sisse, siruta käed pikaks. Välja hingates ette painutus, puudutad varbad. Ja seejärel kõnnid kätega ette plangu asendisse, hoiad siin mõne sekundi ja kõnnid tagasi. Ruulid läbi kuumääre seljaäärest ülesse ja sirutad pikaks. Uuesti ette, puus taha. Tunned väikest peentust reie tagaosas. Plangu ajal jälgid, et sinu ranne, õlg on ühel joonel, tuhar pinges ja tuled tagasi. Rullid läbi kuumääre selja pikaks, üles sirutad ja uuesti alla, kõnnid ette, hoiad, maksimaalne pingutus kere keskuses ja tagasi. Tule viimane veel. Ja nüüd astu oma vasak jalg piksam kätest väljapoole. Sätid kanna ja põlve ühele joonele ja tõstad vasaku käe, pöörad, avad uuesti ringkere, hoiad ja langetad. Astu jalg taha, plangu asend ja vahetab parem jalg, piksam kätest välja, vaju rahulikult puusast alla, sisse hingates siruta käsi, välja hingates langetad ja jälle teine pool. Astud, vasak, hinged sisse. Hingad välja, langetad. 1 kord veel. Parem jalg astub. Piksam. Vajud rahulikult puusast. Hinged sisse. Ja välja hingates. Langetad. Tule jää uuesti plangu asendisse. Natukene keretööd veel. Kui sa tunned, et siin on natuke palju olla, pane julgelt põlved maha. Aga sabakont jääb jalgade vahele. Tuhar on pinges. Kere keskosa tugev. Alaseljas ei ole pinget. Ja siit sirutad käe kõrva juurde, püüad tõsta võimalikult kõrgele, ilma et sinu puus liiguks. Ehk kui sa oled näiteks varvastel ja su puus hakkab liikuma ühelt küljelt teisele, siis pane kohe julgelt põlved maha. Pigem tee lihtsamat varianti ja korraliku tehnikaga kui raskemat varianti. Nii, et su tehnika ei tule päris hästi välja. Siin on oluline kere stabiilsus, et sinu keha kaasa ei liigu, ainult käed. Mõtle, et sa oled nagu robot. Ainult käsi saab liikuda. Siit õlaliigesest. Ja kõik muu peab olema paigal. Ja sinu valik, kas sa olid varvastel või põlvedel.
Veel on jäänud mõlema poolega üks veel. Väga hästi. Ja nüüd tule lükka ennast siit alla vaatavasse koera. Korraks saab ülakeha puhkus, suuna keharaskust kandadele. Kui on vaja, põlved julgelt kõveraks ja sa tunnetad venitust oma seljas ja püsid. Hingad ja hoiad. See on sinu puhkeasend. Nüüd tõsta üles oma parem jalg, 3 jalaga koer. Kõverda, põlve avama puusa, samal ajal hoiad õlad otsa ja siis astud pikk samm käte vahele. Toetad tagaoleva jala põlve, rahulikult maha, hingad ja nüüd jälgid, et sinu kand ja põlv on ühel joonel. Võid tulla tagumisega veidikene lähemale. Sa saad lükata oma põlve nüüd üle selle kannajoone ja sa tunnetad hüppeliigeses liikuvuse suurenemist. Suunad selle põlve välja ja selle tuleb tood jala sirgu. Vajud jala peale. Liigud uuesti ette. Lükkad põlve ettepoole kannast. Välja ja tagasi. Aga jälgid, et kogu aeg on sinu kand maas. Kand maast üles ei tõuse, sa võid isegi teise käega aidata. Hoida maas ja liigud. Ja sinu põlv on veidike nagu käigukang. Liigutad teda ühelt küljelt teisele ette ja küljele. Meil on jäänud 2 tükki veel. Ja viimane, kui saad, lähed nüüd kõige kaugemale, nii kand jääb maha, põlv välja ja tagasi. Toeta käed, astu jalg taha, plank, korraks püsi, hinga, suru kätega maast ennast eemale, sõlmed on harali, ranne üle kohal, tuha pinges, tule alla vaatav koer ja me vahetame. Sinu vasak jalg tõuseb. Avad puusa, kõverdad põlve ja hoiad. Pilk on maas oleva jala kannal, püsid ja hingad. Sügavalt sisse ja välja. Astu nüüd pikk samm käte vahele. Toetad tagaoleva jala põlve, jälle jälgid, et kand ja põlv oleks ühel joonel. Aitad tagaoleva jalga lähemale, kui vaja, hingad sisse ja viid jala põlve ette. Välja ja tagasi. Kõik kordub teisest jalast. Siin tegeled sa oma hüppeliigese liikuvuse arendamisega. Kui vaja, hoia käega kanda maas. Kui saad, siis ta võib ka ise maast püsida. Lükkad nii kaugele selle põlve ette, et sa suudad hoida kanna maas. Ja põlv läheb väljapoole ka, nii et sa lisaks hüppeliigese liikuvusele arendad ka puusa liikuvust. Ehk siis sa suunad põlve väikese vargu poole, täpselt samamoodi nagu kui me teeme kükke, suunad see põlve väikse vargu poole, aga nii, et kand jääb maha. Väga sarnane liigutus. Tule veel 2. Ja viimane. Ja nüüd toetad käed, astud jalad taha, korraks jälle püsid, hoiad ja siit tuled tood ühe käe õlale ja teise käe õlale. Samal ajal võid hoida põlved julgelt maas, et on sul ka teistpidi. Oled siin plangu asendis, ranne üle all ja puudutad 1 ja teine. Jälle kõik, kogu keha on paigas, liigutus tuleb ainult sinu käest. Samal ajal tuhar maksimaalselt pinges, sinu valik kas olid põlvedel või oled varvastel.
kui sa tahad teha veel raskemaks, too jalad kokku, läheb veel raskemaks. Kui jalad on laiemad, on su toetuspind suurem. Nii, viimane. Ja tule astu. Vasak jalg vasakust käest väljapoole, parem jalg paremast käest väljapoole ja istu alla kükki. Kui saad, jää siia sügavale hingikükki. Kui siin on palju, tule veidi kõrgemale. Oluline on jälle, et sinu kannad on maas, terve taldud on maas ja püsi. Hoiad, lükkad selja sirgeks, alaseljas sirutad, rinnak uhkeks ette, õlad all ja küünarnukkidega, kui saad, lükkad nüüd põlvi väljapoole. Nüüd toeta käed ja rulli läbi kumera selja üles seljast. Me teeme sama harjutust veel, su jäi õlgade laiune hark seis enam-vähem. Hinge sisse, välja hingates tule kehast ette, puudutad varbad ja istud siis alla kükki, lükkad põlved välja, hinged sisse, sirutad käed ja tõused ülesse, pingutad tuhara. Ja jätkad samamoodi alla minnes, vii puus taha, et reie tagaosas on väike venitus. Istud alla, põlved välja, sirutad käed nii palju kui saad ja läbi talla soojelast ülesse, ülevalt tuhar pingesse. Kui sinu jaoks see sügav kükk oli palju, siis tuled täpselt nii kaugele, kui sina saad. Võid vabalt jääda poole peale ja käed tõstad ka täpselt nii üles, kui sina saad. Sa ei pea saama need kõrvadeni. Tee oma keha järgi, alati. Ja püüab mitte kompenseerida siit kere keskusest. See on meil kogu aeg paigal. Sul on jäänud. Viimane veel. Ja seejärel tule istu oma mati peale. Võta enam-vähem jälle õlgade laiune hark asend jalgadel, siruta selg ja toeta käed selja taha ja vii nüüd jalad ühele poole ja teisele poole. Siin jälgi, et sinu mõlemas jalas on 90-kraadine nurk. Ees olevas on siit kand põlju puus ja taga samamoodi. Ja kui sinu põlved ei lähe maha, siis see on okei. Ka püüa seda 90-kraadist nurka mõlemas jalas säilitada. Kui sa tahad natuke rohkem, võta käed ära, aga hoiad samal ajal selja sirge. Võid vajuda veel ees oleva jala peale, tunnetad tuhale lihases väikest venitust. Lisaks jälle tegeled oma puusa liigese arendamisega. Puusaliigese liikuvuse arendamisega, jah? Ja iga kord, kui sa näiteks vajud jala peale, hinga välja. Sügavalt sisse ja rahulikult välja. Tule mõlemale poole üks veel. Ja selg on kogu aeg sirge. Mõtled, saaks nagu kahe seina vahel siit kere keskusest. Nii. Tuled toeng põlvitusasendisse. Paned oma randme jälle õla alla, põlv puus ühel joonel ja meil on kassi-lehma asend. Sa viid selja hästi nõgusaks, avad rünnaku õlad kõrvedest eemal ja seejärel hästi kuberaks saba kontijalgade vahel lõug rinnale ja hingad. Välja hingates kumeraks ja sisse hingates nõgusaks. Avad ja liigud täpselt oma hingamise järgi, oma hingamise tempos. Sul ei ole mitte kuskil kiiret. Tunneta, kuidas sinu keha tahab liikuda ja kuidas sinu lülisammas täna tahab liikuda. Iga kord püstuned nõgusaks, lükka õlad alla ja ava rinnakut ja kumeraks saba kontijalgade vahel ja lõug rinnal.
nagu tahaks naba minna vastu selga. Tuleb viimane veel. Ja nüüd proovi leida selle 2 liigutuse nõgus ja kumer vahepealne asend ehk sinu neutraalne seljaasend. Lükka õlad alla, me teeme 1 kirilihase harjutuse siit veel. Sa sirutad oma vastaskäe ja vastasjala, ilma et su selg liiguks ja vahetad. Ehk kujutle, et su selg on nagu laud ja sa võtad ära laual 2 jalga. Kui sa tunned, et su selg hakkab siit nüüd liikuma nõgusaks või kumeraks, jäta ära näiteks käsi ja liigu ainult jalast või vastupidi, liigu ainult käest. See on alternatiiv. Kui aga sinu selg on ilusti paigal, võta vastas käsi, vastas jalg. Suru varbad maa poole, kand endast eemale. Hoia pilk maas, kael pikk ja tunneta, kuidas sinu kere keskosa peab tegema päris korralikult tööd, et sa ei kukuks ümber ja et sinu laud püsiks püsti. Tule tee viimased. Teine pool ka. Ja seejärel tule lapse asendisse, varbad koos, põlved avad, viid käed ette ja toetad oma lauba mati peale. Ja lased oma seljal venida. Ja seejärel tood oma vasaku käe parema käe alt läbi, toetad õlamatile ja hoiad. Sa võid ees oleva käe veel kõverdada, sa saaksid rohkem pöörata ennast, sa saaksid suurema venituse õlga. Ja kui sa ei soovi, jätta käsi sirgeks. Vaheta pool. Kui soovid kõverdada ees oleva käe. Ja seejärel tood käed ette. Ja roolid ennast rahulikult ülesse. Mina ütlen sulle aitäh ja kohtume juba jälle uuesti matil.